Nii, aga tore on olla siin teie ees. Selline ülesanne kohustus on siis mulle jälle antud. Ja Merka juba kui alustas, siis ta puudutas ja ütles, et Jumal on loonud selle päeva, ta on selle päeva looja. Ja Irene ka praegu ütles, et kuidas sa lugesid sealt sellest kogujast. Kõik, mis on möödunud, on olnud, aga kuidagi niimoodi oli, eks ju? Saab olema. Jah, just, et möödunu ja uus. Ja minu jutluse pealkiri on ka täna selline, vana ja uus. Mitte ma ei võta teie vana jutlust, ärge arvake aastast 2020, ei nii ma ei tee, see on ikka uus. Aga selline pealkiri on mul vana ja uus. Ja et mitte lugeda sulle siis kogu maailma loomist siit 1. Moosese raamatust, siis lihtsalt põgusalt alustame siis ja ma alustan algusest. Kuna on vana ja uus ja meil on Vana Testament ja Uus Testament, siis ma võtan 1. Moosese raamatu. Ja te teate ju, et taevas ja maa sai loodud, eks ju? Kõik on lugenud, kui sa ei ole rohkem lugenud, siis Moosese raamatust oled seda kindlasti lugenud. Et oleks siis keskkond, kus on võimalik elu. Ja siis loob Jumal elu. Loob sellesse keskkonda kõik taimed, loomad, linnud. Ning kui kõik on valmis, siis siseneb peokülaline inimene. Ja siit ma loen teile 1. Moosese 26-27. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnasteks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomijate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks ja Jumal õnnistas neid. See, et Jumal lõi meid oma näo järgi, väljendub jugi selles, et me võime teda täna vabalt tunda oma loojat, on ju? Ja armastada. Ja meie esindamegi siin maa peal teda. Sest meie oleme tema loodust kõrgemad. Ja Jumal, kes tahtis siis jagada armastust, lõi inimese kogu loodu krooniks ja valitsejaks, nii nagu me siin lugesime. Aga mitte omapäi valitsema, vaid valitsema koos temaga, Jumalaga. Ja inimestega vesteldes või sellistest nagu jutuajamistest on välja tulnud, et kas Jumal Vanas Testamendis ja Uues on ikka see sama? Kas ta on see sama? Vanas Testamendis on ta kuidagi kuri ja kuidagi teistsugune. Kas on ikka sama Jumal? Vanas Testamendis ja Uues. Kas kohtame läbi piibli ikkagi sama Jumalat? No ma olen selliseid vestlusi kuulnud. Aga vaatame Johannese 1 ja 3. Sa võid piibli avada, kui sa ei taha, siis ma loen, saad kuulata. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures ja kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Seesama Jumal, on nii? Ja hoidis siis fookuses Uue ja Vana Testamendi, nii nagu ma ütlesin, uus ja vana. Vaatame Kolossa kirja ja seal apostel Paulus on ka sama meelt, et Jeesus on meie looja Jumal. Kolossa 1, 15-17, kui sa tahad järgida. Ja saavad ka need järgida, kes siis seda pärast järele kuulavad. Nii, Kolossa 1, 15-17. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Seesama Jumal, on ju,
kes Vanas Testamendis, kes Uues. Ei ole kahtlustki. Ja kui loomistöö oli siis lõpetatud, vaatas Jumal kõike. Ja meile ju meeldib siin öelda Märt Vähi sõnu, et kõik on kõik. Jumal vaatas kõike, mis ta oli loonud ja andis siis sellele hinnangu 31. salmis. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Kõik oli väga hea. Nii et polnud juttugi mingist äpardunud eksperimendist või juhuse tahtel kujunenud olukorrast. Kõik, mis Jumal lõi, oli hea. Aga mis siis juhtus? Või mis siis muutus? Et me vajame täna uut loomist Kristuses. Õige. Vajame mitte paremaks muutmist või olemasoleva uuendamist, vaid kardinaalset suunamuutust. Jumal oli ju meile usaldanud oma looduse erilise koha. Olla ülevaatajaks, oli korrahoidjaks, loominguliseks loodu kasutajaks. Head teha ja tunda inimene oskas. Kuid kõik muutus ühel hetkel. Ja hea sai rikutud. Siin juba kostis see, kui inimene sai tundma kurja. Ja osa saamine hea ja kurja tundmise puust, mis siis pidi muutma meid Jumala sarnasteks, osutus suureks pettuseks. Õieti lubadus, mille siis madu meile andis, sai täidetud, kuid mitte nii, nagu meie lootsime. Ja 1. Moosese 3.5 ütleb, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnasteks, tundes head ja kurja. Seda meile ju lubati. On nii. Nii et elamegi maailmas, kus tahes tahtmata ümbritseb meid uus ja vana. Me ei pääse mõistetest, kuid neil võivad olla erinevad tähendused. Need võivad julgustada või hirmutada. Uus kasvab välja vanast, vana peitub uues. Igate moodi saab siin sõnadega mängida. Ja nii on see ka inimestega, kes on või otsivad ikka teed millegi uue juurde, kuid hoiavad kramplikult kinni vanast ehk minevikust. Samas ei ole inimene rahul iseendaga ega selle maailmaga. Ta igatseb ja ootab muutust ehk midagi uut. Ja kristlik usk vaatabki ettepoole ja räägib julgustavalt uuest. Vanas testamendis me teame, kes on lugenud, kuidas Abraham lahkub Uurist, Iisraeli rahvas põgeneb Egiptusest tõotatud maale. Jumal teeb midagi uut. Ja kas ka siin ei puutu kokku vana ja uus, endine ja tulevik? Heebrea kirja vaatame. Heebrea 1, 1, 2. Ja, kohe. Heebrea 1. Heebrea 1, 1 ja 2. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud. Ja võtame nüüd lahti Jesaja kirja. Jesaja 43. 18-21. Nelikümmend kolm, 18.
Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Issand ütleb siin Jesaja raamatus, ärge tuletage meelde endisi asju. Need sõnad on ju samuti öeldud vana ja uue ristteel. Räägitakse siin Jumala rahva päästekogemusest ja minevikust. Ja 16. salm ütleb, nõnda ütleb Issand, kes tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette. Kuidas Jumal tegi merre tee ja jalgraja võimsasse vette. See viis rahva välja Egiptusest orjapõlvest ja ilmutas Jumala ligiolu erilisel viisil. Aga siis öeldakse korraga, me vaatame ikka seda sama kirja kohta, et endisesse ei tohi kinni jääda. Ärge tuletage meelde endisi asju, sest mina, Jumal, teen hoopis uut. Nüüd teeb ta hoopis kõrbesse tee ja paneb veeojad voolama kuivusest vaakunud pinnases. Jumal on otsustanud muutunud oludes tegutseda uut moodi, sest temal on ju ometi kõik vägi ja meelevald. Ja me ei pea ju kartma vana kõvasti jätta, sest Jumala uus ei ole meie uus, see on midagi hoopis teistsugust. See, mis me siin näeme ja lugesime, tähendab võimatu võimalikuks saamist. Tema teeb ja meie asi on märgata. Meid kutsutakse vaatama, märkama ja lahtiste silmadega ringi käima. Vahel võib tunduda, kuidas silma kipuvad jääma pigem vead ja puudused ja raskused, kuid usun, et Jumal töötab ja teeb uut ka kõige raskemates olukordades. Sest tähtsad pole ju mitte kõrb ja tühermaa see endine, vaid sinna rajatud teed ja jõed. Ja kui suur õnnistus on märgata Jumala tööd? Oled nõus sellega? Nii et ära lase mineviku ettekujutusel ennast ähmastada ega Jumala õnnistusi ära varastada. Ja mineviku kinnijäämine on alati tuleviku arvelt. Vahest peab lõpetama rääkima asjadest, mida meie nagunii muuta ei saa. Ja kui sa kogu aeg ajalootundi pead, siis tüütad sa nagunii kõike enda ümber ära. Kuid jah, võib-olla kui tuttavatest asjadest kinni hoida, siis see võib-olla annab mingisugused sellise turvatunde või mõtted minevikust. Aga iseasi, kas me seda ka vajame. Ja paljud inimesed elavad rohkem sellele maailmale, mis on minemas, kui sellele, mis on tulemas. Ja üks tuntud piibliõpetaja Allan Kroll on öelnud, et inimesed kavandavad oma puhkuse reise põhjalikumalt kui oma igavikku. Ja Hebrea 1:10 ütleb, sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö. Need hävivad, aga sina jääd. Ja läheme ikka jälle tagasi sinna Jesaja 43. Kas te ei märka? See on küsimus. Ja ka piiblis on siin küsimärk lõpus. Kas siis võib jääda ka märkamata, et Jumal teeb midagi uut? Sest see on meile küsimusena esitatud. Ma oman ise aeda ja tean aednikuga küll väga hästi, millised näevad välja ülekasvanud taimed ja hooldamata aiad. Seal on nõgest ja umbrohtu ja kui puid ei lõigata ega põõsaid, siis varsti ei paista ükski õitsev lill ka enam sealt välja. Ja meie elu ka vahepeal võib sarnaneda aiaga.
milles võivad maad võtta siis suhteprobleemid, tervise või rahamured, isegi lootusetus. Ja siis ongi juba raske märgata Jumala tööd. Ja mõnikord vajame ka abiks teisi inimesi. Ja ka Jeesus kirjeldab oma isa kui aednikku. Vaatame Johannese 15, 1 ja 2. Johannese 15. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oks minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja igat üht, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Mõnikord peab Jumal kärpima meie liigset võib-olla kulutamist, lahendama umbrohuna vohavaid probleeme või kaevama välja meie halbade harjumuste juured. Kuid kui me ei kaota silmist Jeesuse eeskuju, siis hakkame ikkagi märkama tema tööd meie elus. Ja ma lugesin siin Johannese 3. peatükki, ma ei hakka seda teile ümber jutustama, aga seal on siis juutide ülem Nikodeemos kohtus siis Jeesusega. Ja ühel ööl pimeduse varjus tuleb ta Jeesuse juurde, ta on kuulnud tema õpetamisest, see on teda puudutanud, kuid otsuse tegemisel Jeesuse kasuks jäi Nikodeemosel julgusest puudu. Nii et mitte kõik, kellele Jeesus ütleb, tule ja järgi mind, ei ole südikust ka seda päriselt teha. Ei ole jõudu ega tahtmist lasta Jeesusele ennast uueks luua. Sest kuidas saab uus loodu sündida? Ainult siis, kui usaldatakse ennast uueks loova Kristuse kätte. On nii. Ja aastatega on ju maailm meie ümber muutunud, kuid valik, millest Piibel kõneleb, on sama. Kas meie oleme valmis laskma ennast uueks luua nii, et vana on tõesti möödas? Mitte kinni kaetud, mitte asendatud, mitte kuidagi peidetud, vaid möödas ja uus on sündinud. Täiesti ja tingimusteta. Muidugi ma ei taha jätta ütlemata, et on ka üks asi, mida peab tegema vanat moodi. Ja see on ikka ja alati olnud ühe palve kaugusel. See on siis kas sinu päästmine, Jumala lapseks saamine, eks ju, seda ei saa kuidagi teha arvutis sõrmevajutusega või telefonis Smart ID-ga kinnitada. Selleks on vaja ikkagi paluda. Ja see palve on, ja see on ühe palve kaugusel, see päästmine ehk uueks loomine. Ja 2. Korintuse 5:17 ütleb. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vaata, vana on möödunud, uus on sündinud. Mõned inimesed ei tea täpselt oma pöördumise ehk päästmise aega. Ei tea seda kohta, võib-olla ei teagi, millal see protsess alguse sai. See polegi siin tähtis. Ja kui Nikodeemos küsis Jeesuselt, kuidas saab inimene uuesti sündida, kui ta on vana, siis Jeesus vastas talle. Nagu tuul, mis on nähtamatu, kuid mille toimet on siiski selgesti näha ja tunda, on Jumala vaimu toimimine inimsüdamele. Uuesti sünni jõud, mida inimsilmaga ei näegi, see sünnitab uue elu. Ja 2. Korintlaste 5:18 ütleb, see kõik ongi Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga läheme nüüd päris lõppu Ilmutuse raamatusse. Algusest ma olen teile juba rääkinud, aga läheme Ilmutuse raamatusse. Ilmutuse 22
13. Ja. Siin Jeesus ütleb, et mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots. Ja Ilmutuse 21, 1-8, ma loen sulle selle kõik. 21, algusest. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud. Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Võime siin öelda, et Jumal otsustab lõpu ja alustab siis algusest. Ja enamik siis sellest, mis me siin esimese Moosese raamatus lugesime, jõuab finaali siin Ilmutuse raamatu 2 viimases peatükis ja mis siis ühtlasi ka lõpetab piibli. Jumal, kes alguses lõi, loob nüüd taas. Me lugesime siit. Aga ühe süütu inimpaari, Aadama ja Eeva asemel, on nüüd loodud pühas linnas, asub püha kogukond, mille peategelane on Jumal ise. Ja kui piibli alguses, kui sa oled piiblit lugenud, siis me lugesime igatsusega, kuidas Jumal õhtul ilus Eedeni aias inimesega jalutas, siis see igatsus saab nüüd täidetud. Sest Jumalas saavad lõpuks täidetud ja täiuslikuks kõik asjad. Vaata, ma teen kõik uueks. Milline lootus ja julgustus. Uus taevas ja uus maa on täidetud elust ning surmal ei ole sinna ligipääsu. Millelgi, mis seda hävitab või kustutab, pole kohta selles uues loodus. Nüüd on fookus elul, mitte enam surmal. Sest me oleme Jumala poolt loodud, nagu me alustasime, et kesta, jääda ja elada. Ja olgu meil julgust ennast tema kätte anda, kes ütleb, vaata, ma teen kõik uueks. Aamen.